Tere, te vaatate Eesti Kaitseliidu juubeliaasta saatesarja 28. ja ühtegi selle hooaja kõige viimast saadet. Me tahaksime teile selles saates näidata 3 süžeed. Esimene neist on Kaitseliidu Harju Maleva sõdurioskuste kursus, kes läheb õppima välioskuseid. Ja teisena seda, kuidas Kaitseliidu ülem, kindralmajor Kiili, annab parimatele kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele autasusid, sealhulgas Kaitseliidu valgeriste ja teenete medaleid. Ning 3. süžeena läheme Aegviitu tähistama võidupüha ja maakaitsepäeva. Harju Maleva sõdurioskuste kursused jätkuvad. Maikuu lõpus oli kursustel topograafiaõppus. Enne seda kevadel aga pikad relvaõppused, mis lõppesid keerulise laskeeksami ehk test 3 sooritamisega. Nüüd on käes aga õppida sõduri välioskuseid. Väidetavalt on selline õppus füüsiliselt kõige kurnavam. Ja tõsi ta ongi, sest peale 2 päevast metsa all põrkamist, nagu sellist tegevust sõduri žargoonis nimetatakse, lähevad kursuslased terve öö kestvale lahingülesandele, pärast mida ootab neid pühapäeva hommikul forsseeritud marss kodubaasi. Praegu aga harjutatakse sihtmärkide osutamist jaole ning tulekäskluse edastamist. Majas on keegi, kahtlane tegevus on, sätib positsioonid eesuunas. Tuvastasid ära, et seal on keegi vastane või midagi. Osuta jaole. Anna teada jaole, et seal on keegi majas. Ei, see ei ole praegu tulekeskus või midagi. Praegu on see, et vastase osutamine on ja sa osutad vastast, jaoülem võtab vastu otsuse ja tulekeskus tuleb sealt poolt. Saad aru? Sinu töö on praegu anda jaole teada, et seal on keegi. Jagu! Kella 2 suunas hoone, vastase tegutsemine. Selle õppuse nimi võiks nimetada nagu välioskusteks. Jaa, välioskuste etapp, et kõik on seotud. Siin on just selle sõduri just normaalse või tavapärase igapäeva eluga. Kõik, mis on seotud siis liikumisega, tulija liikumine, maskeerimine, toit, välihügieen, maskeerimine, varjumine, kuidas ta mida saab tema teha, et lahinguväljal võimalikult kaua ellu jääks. Need oskused, mis nad siit selle nädalavahetusega saavad, on ühed enim kasutatavamad lahinguväljal, lahingus. Ja siin ma annan neile baasõppe, teoreetilise kui praktilise, aga nad kindlasti peavad seda siit edasi hakkama arendama oma süksuses, et meil lihtsalt ei ole füüsiliselt nii palju aega, näiteks kui ajateenistuses või tegevväelastel seda teha on. Ja selle etapi lõpuks siis ka lähen nendega lahingusse, esimesse lahingusse, kus nemad on siis nagu toorikud ja tehes siis koostööd Kaitseliidu kooliga, kes tulevad mulle appi siis juhtima neid noori sõdureid, nendele praktikat, neile ka kogemust ja teeme Kloogal esimese väikse lahingu. Täna öösel juba? Juba täna öösel, jah. Et siit me harjutamegi kuni ööseni, magamisaega meil ei olegi, paikneme ümber ja lähme luurama ja ründama siis Kloogal paiknevat väikest rühmasuurust üksust. Kaido Haavand oli aasta tagasi alles ise sõdurioskuste kursust läbiv noor kaitseliitlane. Täna aga kursuste ülema poolt appi kutsutud instruktor. Info lekkis, et mul on vaba nädalavahetus, sest tegelikult pidin oma üksusega väljas olema, õppus jäi ära ja avanes siis suurepärane võimalus tulla vaatama, kuidas sellel kursusel läheb praegu. Ja siis nii palju kui endal tarkust on kogunenud, et siis seda ka teistega jagada. Sa ise spetsiaalselt mingid instruktori kursused lõpetanud ei ole või? Ei, seda ei ole. Aga oleks huvi minna, kui näiteks tehtaks niisugune ettepanek Kaitseliidus, et instruktorite kursusele pakutakse kohta? Jah, võib-olla see on niisugune kahetine küsimus, et üks asi, et kas selleks on aega ja pühendumist võtta kohe, aga igal juhul see kogemus instruktorina või siis lihtsalt juhendajana, see on kulda väärt tegelikult, et see on nende jaoks on kordamine ja võimalus näha ka asju kõrvalt pilguga, et mis kursuslastele pakub rohkem väljakutset, millest on võimalik mitmeti aru saada ja neid asju siis ka enda jaoks täpsustada. Et see, mis kursuslastele praegu võib-olla tundub natukene selline
võib-olla segane ja alguses liiga palju infot, siis ma usun, et juba aasta pärast needsamad kursuslased võtavad seda kui kõige loomulikumat asja. Millistel õppustel sa ise oled käinud nüüd selle aasta jooksul? Tegelikult mul ei ole olnud võimalust suurtest õppustest kui sellistest osa saada, et jah, kui siin tuli jutuks, et kas oleks huvitatud instruktori ameti omandamisest, siis pigem mind huvitab enda ala lihtsalt süviti paremini teha ja selleks on ka erinevad kursused, nii et mul on jälle uued kursused peal, et aeg läheb enamuses sinna. Kas see on nüüd ka tavaline, et eelmise aasta kursuste üks kursuslane on nüüd juba sinu väljaõppegrupis instruktoriks saanud või? Ta on mul pigem nagu abiinstruktorina abis, tuli ise vabatahtlikult, et miks mina kaasasin teda, oli see, et ma ise pakkusin talle sellise võimaluse tulla ja juhtida jagu ja saada nagu seda kogemust. Ta oli meil eelmise aasta kursuse parim õppur ja mõtlesin, et ma olen teda ise õpetanud ja niimoodi on ma usaldan nagu teda, et see, mis tema edasi annab, on ju see täpselt, mida mina tahangi, et nad oskaksid. Et mul niimoodi meeldib, kui need instruktorid või abilised tulevad minu enda kursuse seest. Ja ma usun, et neil on ka hea meel tulla siia tagasi ja värskendada oma teadmisi ja oskusi. Et ma kaasan neid sellisena, et ma ise viin ikkagi tunni läbi, aga selle praktilise osa soorituse siis aitavad abiinstruktorid nagu läbi viia. Harju maleva sõdurioskuste kursustel räägitakse kaitseliitlastele ka maastikul varjumisest ning valguse ning helidistsipliini hoidmisest. Kui mõnikord korraldatakse õppustel külalistele näidislahinguid avatuid platsidel, vilgutatakse lampe ja karjutakse mikrofonidesse, et kõik ikka kuuleksid, siis tegelikus lahingus on kõik täpselt vastupidi. Varjatud liikumise osas, et topograafias võtsime seda läbi, et milliseid kohti nagu vältida tasuks. Õige. Lagendik on meie jaoks sisuliselt takistus ja me ei planeeri oma marsruuti üle lagendiku, vaid siis kontuuri kuskilt vasemalt või vasakult ümber ringi. Mida siis kaitseliitlased, kellest paljud on juba keskealised inimesed, sellele õppusel õppisid ja mis kõige rohkem jõudu ja võhma nõudis? Ikka alguses oli päris raske, kui siia Sokile sai tulla. Et aga iga korraga läheb natukene lihtsamaks, kergemaks, üks saame natuke tugevamaks iga korraga ja eks ta võhmale ikka võtab, et näiteks täna roomamine võttis ikka päris korralikult. Aga saite ju hakkama ilusti? No tahaks loota. Ise ei näinud nagu kõrvalt, et ei ole veel tagasisidet kuulnud. Aga mis selle kursuse jooksul teil endal kõige raskem on olnud? Ütleme niimoodi, et relvaõppe see protsess nagu need lasketestid, test 2, test 3, et need mingil hetkel olid, test 2 oli eriti, tundus nagu väga raske. Ja relvaga just see, et nii-öelda sihtmärkide need avamused, et läksid alguses natuke vussi, aga pärast saime aru, milles probleem oli ja hakkas asi laabuma. Te olete suhteliselt väikest kasvu naisterahvas ka, et püss ja seljakott, rakmed, tähendab, mis te seal kõik varustusena kaasa saanud, kui palju see kõik kaalub? Päris täpselt ei oska öelda, aga seljakott üksinda varustusega või täisvarustuses, nagu on ette nähtud, peaks olema tiba alla 30 vist, 26-28 kilo. Ma võin praegu eksida ka, et päris täpselt ei oska öelda. Ei ole otseselt ära kaalunud. Ja selle varustusega lähete tänasel lahingusse? No tuleb minna. Muud üle ei jää. Homme on veetekes ületamine? No tundub põnev. Vaatame, läheb, kuidas läheb. Et vaim on valmis? No ilmselgelt on, ega ma muidu siin ei oleks. See etapp on väga füüsiline. Ütleme, et ma juba teadsin alguses, et peabki olema raske, sest sõduri töö on üldiselt füüsiline, kurnav, vähe und, süüa saab nii, kuidas saab, ja siis kui saab, et söögiajad ka meil ei ole väga fikseeritud, siin sööme niimoodi jooksvalt, magada saab siis, kui saab, lageda taeval ja niimoodi ta enam-vähem käib. Et ma arvan, et see on üks raskemaid etappe isegi.
mis on muidugi sellistest jah, et kõige raskem on ilmselt muidugi lõpurännak. Ei näe, aga me võtame ka läbi veetakistuse ületamise ja rännaku, et me liigume siis Männiku järvede lõunaosast liigume põhja poole, liikume jalgsi, ei tule pikk rännak, aga see on täpselt selles varustuses, millest tuleb see samune lõpurännak. Ilm on ülipalav ja teeme ka ennem siis lõppu, ennem staapi saabumist veetakistuse ületamise läbi. Neid asju klassiruumis õppida ei saa. Saab küll teoreetiliselt rääkida umbes tahvli peal, et mida me nüüd tegema hakkame ja mis tehakse. Neid asju saab ainult siis kogemusega lihvida ja nii-öelda sisse harjutada. Ja nagu ma varasemalt mainisin, et kui siit nüüd saad omale hea baas, kõik see jääb meelde, siis see ka jääb sulle lõpuks meelde. Harju maleva sõdurioskuste kursus jätkub augustikuus. Kursuste lõpurännak ehk sõduriaksam tuleb aga oktoobris. Katan! Kaitseliidu peastaabi ohvitseridel ja allohvitseridel on traditsioon tähistada riiklikke tähtpäevi ja vabadussõja ajaloolisi võiti Kaitseliidu ühe asutaja admiral Johan Pitka mälestusmärgi juures. Ka Võnnu lahingu võidu aastapäeval 20. juunil rivistuti Toompea tänava ja Wismari tänava ehk Hirvepargi nurgal. Oli lämbe suvepäev. Ka siis oli palju ebakindlust. Oli sõda. Ja see, et Võnnu all saavutati võit, ei olnud 100 aastat tagasi tänasel päeval veel selge. Kuid mis oli selge? Oli selge see, et oli tahe, oskused, initsiatiiv. Oli selge see, et see oli rahvavõitlus. Rahva, kes tahtis saada ja jääda iseseisvuks. Valvel! Keskele! Vaat! Tublimad kaitseliitlased on tublid Eesti inimesed. Need, kes hoiavad oma peret, teevad ausalt tööd, teenivad leiba ja kes vabast tahtest käivad ka riigi kaitset edendamas. Nii oma oskuste ja kutseoskuste raames kui ka omandamas uusi teadmised ja oskuseid lahingupidamises. Sest et riigikaitse lai käsitlus, see on riigikaitse tahtega kodanikud ja seda ongi ju Kaitseliit. Kaitseliit on moraalselt sama võitlusvõimeline, nagu ta oli 100 aastat tagasi. On ikka. Need on need põhiväärtused, mis pole muutunud. Ütlengi, et minu üks raamat, mida ma olen väga palju lugenud, on Kaitseliidu põhikiri 1925. Ja selle baasil ma julgen öelda, et Kaitseliidu põhiolemus on täpselt see sama. Nii nagu tol ajal kuulus Kaitseliit kaitseliitlastele, nende tegevliikmetele, ka täna kuulub Kaitseliit oma liikmetele. Ehk et omaniku tunne ja kaitsetahe. See kombinatsioon on see, mis hoiab Kaitseliitu tugevana ja äärmiselt relevantsena riigikaitses. Vabadussõja ja Võnnu lahingu mälestusrivistusele järgnes endises Harju-Oru võimlas parimate kaitseliitlaste autusustamine. 2 Kaitseliidu valgeristi ja 1 teise klassi teenete medal ja 4 eriteenete medalit, lisaks hulk aukirjasid, ootasid väljaandmist. Keskjuhatus 30. mail 2019 otsustas anda valgeristi 3. klassi märgi N. Irupalu.
tänan teenistuse eest. Nele Pernits. Tänan teenistuse eest. Minu kohus. Teenetemedali teine klass, Karin Kivi. Tänan teenistuse eest. Harjumaal toimus võidupüha tähistamine ja maakaitsepäev juba 24. korda. Ja korraldusjärg jõudis seekord Aegviidu mändide alla. Lisaks Kaitseliidu naiskodukaitse, noortekotkaste ja kodutütarde Harjumaa malevkondade esindusrühmadele osalesid Aegviidu kooli staadionil toimuval rivistusel ka politsei ja piirivalvet esindusrühm ning üks rühm Prantsuse võõrleegionist. Rivistusel kõneles Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees ja Raasiku vallavanem Andre Sepp. Väga austatud kaitseliitlased, head kaasmaalased. Täna tähistame võidupüha võitu Võnnu lahingus saavutatud lahingu üle, mis sai Eesti Vabariigi nurgakiviks. Vabadussõja võit tervikuna sai aga pöördeliseks meie riigi ja rahva edaspidises kujunemisloos. Iga-aastane tähistamine oma rahva teenimisel, sest just teie igapäevane töö on meie kõigi julgeoleku ja igapäevase elukorralduse tagamine. Paraad! Aegviidu võidupüha paraadi juhatas Kaitseliidu Harju maleva pealik kolonelleitnant Eero Kinnunen. Marsse mängis Tallinna tuletõrjeühingu puhkpilliorkester dirigent Aigar Kostabi juhatusel. Kooli staadionit marsiti läbi linna Aegviidu kõlakoja juurde maakaitsepäeva pidama. Maakaitsepäeva üks eesmärke on tutvustada elanikele Kaitseliidu kaitsejõudude ja meie riigi eriteenistuste ülesehitust ning julgeolekualast võimekust. Kolonelleitnant Eero Kinnunen ütles, et tänane üle-eestiline maakaitsepäeva traditsioon saigi alguse just nimelt Harjumaalt 24 aastat tagasi. See traditsioon on tulnud Soomest ja läbi Harju maleva kandunud laiali üle Eesti. Kui keeruline oli saada kaitseliitlaseid sellisel vabal päeval välja tulema? Inimesed on suhteliselt hea meelega tulevad välja, kuigi et mitte väga palju neid, aga on kindel kontingent, kes on väga positiivselt suhtub, ütleme näiteks maakaitsepäeva. Palju vabatahtlikke Harju malevast täna osaleb siin? Ma arvan, et üks suurusjärk on 300-400 inimest isegi, koos toetava personali ja paraadist osalejatega. See on esindatud ka politsei, Päästeamet, Vanglaamet ja nii edasi. Milline on teie siis Harju maleva koostöö nende erinevate organisatsioonidega? Läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu me oleme kõik ju Harjumaa turvalisuse nõukogus ja seal me saame kokku regulaarselt ja saame ka väga hästi omavahel läbi. Milliseid ühisõppuseid te olete nende organisatsioonidega teinud? Põhilised ühisõppused meil käivad Politsei- ja Piirivalveametiga ja eelmine aasta näiteks õppusel Siil tegime koostööd nendega ja tavaliselt iga aasta on meil vähemalt 1 või 2 õppust politseiga koos töös. Maakaitsepäev Aegviidu kõlakoja juures polnud siiski ainult militaarüritus, kuigi erinevate rahvuste sõjamehi nii tänapäeva kui ka ajaloolistes vormides mundrites kõndis ringi ohtrasti ning sündmusigi oli väikese platsi kohta väga palju. Leitnant Madis Milling oli maakaitsepäeva ürituste juht. Leitnant Milling, mitmes maakaitsepäev on seda päeva juhtida? Ega ma ei tea, aga ma umbes arvan, et sinna 10 kanti tuleb ära. Mis tavaliselt maakaitsepäevadel toimub või siis võidupüha tähistamisel? Eks ta on selline aastate jooksul välja kujunenud traditsiooniline kava, et algab siis hommik pärgade panekuga kohalikul Vabadussõja mälestusmärgil, siis toimub selline kaitseväeline jalutuskäik, kus Kaitseliidu Harju malev koos oma noorteorganisatsioonidega näitavad oma lippe ja vorme. Ja siis jätkub juba maakaitsepäeva tegevus reeglina siis kusagil staadionil või kõlakoja juures, kus kohal Kaitseliit,
Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, viimastel aastatel ka meie liitlased oma varustuse ja tehnikaga. Reeglina on alati kohal ka ajalooklubi Frontline, kes siis demonstreerib ajaloolisi mundreid, relvi ja varustust ja ei puudu loomulikult ka erinevad demoesinemised. Ja muidugi maakaitsepäeva kulminatsiooniks on siis võidupüha paraadilt tulnud võidutule laiali jagamine kõikidele Harjumaa omavalitsuste esindajatele. Võidupüha tähistamine siis Harju maakaitsepäeva näol, et on käinud sellist külakorda ja Aegviidu on nüüd viimane selline omavalitsus, kus see tähistamine toimub, et kuidas see traditsioon edasi läheb? Läheb ta edasi niimoodi, et tõepoolest Harjumaale on ring peale tehtud aastate jooksul ja järgmisel aastal on Harju maakaitsepäev Rae vallas, kus kohast ta siis aastal 1996 ka alguse sai. Kellele me Eesti riiki ehitame? Eks ikka oma lastele. Kuulame siis, mida noortel kotkastel ja kodutütardel, elik tulevastel kaitseliitlastel ja naiskodukaitsjatel on öelda. Miks Kaitseliidu noorteorganisatsioonides olla üldse tahetakse? Kas on uhke tunne ka nüüd olla siin sellisel võidupüha tähistamisel ja osaleda sellises paraadis? Minu arust ikka on uhke olla. Esimest korda? Peaks küll olema vist esimest korda. Kas harjutasite ka, et paraadil osaleda? Ei, pole harjutanud. Ei harjutanud. Aga kuidas välja tuli? No üsna hästi. Ma arvan, et hästi. Kas oleks tahtnud pigem võib-olla Tartus olla kui siin? Ei, pigem siin. Ma ka pigem siin. Kui te suvel käite väljas igal pool laagrites ja koondustel, et mida te talvel teete? Ka koondustel. Talvel on ka koondused ja mõned laagrid ka. Mida te seal koondustel teete? No õpime uusi asju ja vanasid asju, mis me oleme õppinud, sest me lähevad need tihti meelest ära. Mis teid ajendas astuma noorkotkaks? Militaarne tegevus ja matkamine, siuke värk. Seltskond ja ka militaarne tegevus. Kas sõbrad kutsusid või tundsite ise otse kohe huvi? Ise tundsin huvi. Mõlemat. Nagu samamoodi sõbrad kutsusid ja siis ise tundsin ka huvi. Suvel toimuvad igasugused koondused ja käite palju väljas, et mida te talvel teete? Talvel käime ka väljas, sest ilm pole halb, vaid riietus on halb. Mida te õpite väljas või mida te teete? Ongi elus hakkama saamist ja rännakutel igasugust matkamistarkust ja selliseid asju. Kas on ka uhke tunne olla siin nüüd sellisel võidupüha paraadil väiksemal? Jaa, väga uhke on olla siin. Jaa, loomulikult. Kas te harjutasite ka paraadile tulekuks? Jaa, me harjutasime natuke väiksed pisiasjad üle. Mida te talvel teete? Talvel käime ka metsas, on mõned laagrid näiteks ja meie rühmas on ka niisugused jääõppuseid ja üleelamis talvel siis niimoodi. Mida koolikaaslased arvavad, et sa sellise militaarse huviga oled? Vahel ikka, kui räägin midagi, siis niisugune huvi tekib. Suht samamoodi, et enamus suhtub hästi sellesse ja neile meeldib. Ootad ajateenistust ka? Jah, ootame ajateenistuse minekut ikka, et... Muidugi ootan. Tahaks saada noorem allohvitseriks. Et lähed sõjakooli? Jah. Ma ei ole nii palju isegi mõelnud veel. Ma arvan, et vaatab, mis huvitab ja siis seda proovid saada. Leitnant Kutsar on arvatavasti pikima staažiga malevkonna pealik terves Kaitseliidus. Ta on seda ametit pidanud alates 1993. aastast ehk siis 26 aastat järjest. Suurõppustel eelmine aasta osalesime suurõppusel Siil, kus me olime väljas kompaniiga, kergelaeva kompaniiga ja lahingrühmaga. Ja sel aastal on siis osaleme õppusel Hunt. Hunt on siis Põhja-maakaitseringkonna... Just Põhja-maakaitseringkonna õppus, mis toimub siis 28 kuni 30 juuni. Mitmendat aastat Kose malevkond osaleb Harju maakaitsepäeval? 24. ehk siis algusest peale on Kose malevkond osalenud
ja seda aastat ei olegi, kui ei oleks osalenud. Kui suure üksusega on Kose malevkond siin väljas täna? Meil oli kokku 30. Lipukarbis malevkonna karp, liputoimkond, malevkonna liputoimkond ja siis malevkonna pealik. Võidupüha paraadil Tartus süüdatud võidutuli jõudis juba kella 3 päeval ka pealinna. Selle vastuvõtmine toimus Sõjamäel Jüriöö pargis. Tule võttis kaitseliitlastelt vastu Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Härra abilinnapea, oleme toonud teile võidutule Tartust Vabariigi presidendi käest, et saaksite selle süüdata kõigis Tallinna jaanituledes. Tuletoojad Kärt Praks ja Alexander Kolner. Võidutuled ja ühtlasi ka jaanipäevatuled võtsid Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi käest vastu pealinna linnaosade esindajad ja nendest tuledest süüdati igas linnaosas oma jaanipeol lõkked.